Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Head õed ja vennad. Vudu ehk väiksem rituaalne puhastus on üks Allahi teenimise tegusid, mida me sooritame absoluutselt iga päev. Prohvet sallallahu alaihi wasallam õpetas meile, et enne kui me palvetame, peame me olema rituaalse puhtuse seisundis. Samuti on Allah õpetanud meile seda Koraanis, et kui me palvetada tahame, peame end kõigepealt puhastama. Kuna vudu on ibada ehk Allahi teenimise tegu, alustame me kavatsusest ehk niiest. Kavatsus ei ole miski, mida välja öeldakse, vaid see tehakse südames. Pärast kavatsuse tegemist on sunna pesta käed kuni randmeteni. Pärast käte pesemist tuleb loputada suu ja nina ehk võtta peopesaga vett suhu ja pärast suu loputamist see välja sülitada. Samuti tõmmatakse peopesast natuke vett ninna ja siis puhutakse see ninast välja. Seda võib teha nii korraga suhu kui ninna vette viies või siis kõigepealt loputada suu ja siis seejärel võtta peoga vett nina loputamiseks. Seejärel tuleb pesta nägu, nagu Allah ütles, "Faghsilu wujuhakum", peske oma näod. Selleks tuleb teada, mis on näo piirid. Islami järgi algab nägu kohast, kus tavaliselt on inimestel juuksepiir ja lõpeb lõua juures, ehk lõua alt ei pesta. Ja teistpidi on nägu alates ühest kõrvast kuni teise kõrvani. Ja sellepärast tuleb meestel, kellel on habemed, pesta ka habeme ja kõrvade vahele jääv osa. Kui habe on tihe ja selle alt nahk ei paista, on see islami järgi osa näost ja tuleb seda pealt pesta. Kui habe on hõre ja selle alt on nahk paista, tuleb pestes vaadata, et vesi jõuaks ka habeme all oleva nahani. Pärast näo pesemist tuleb pesta käed sõrmeotstest kuni küünarnukkideni, küünarnukid kaasa arvates, alustades paremast käest. Tähtis on pesta siin ka labakäed, sest vudu alguses on labakäte pesemine sunna ehk soovituslik, aga siin on käte pesemine kohustuslik osa ja see sisaldab ka labakäsi. Pestes ei ole tingimuseks hõõrumine või igast pestavast kohast käega üle käimine, vaid põhiline on, et vesi jõuaks pestava kehaosa iga osani, ehk kui ka terve käe jooksva kraani alt läbi lasta nii, et vesi jõuab igale poole, on see piisav. Järgmiseks tuleb pühkida märgade kätega üle pea. Ja selle jaoks, kui me pühime üle pea, me ei võta vett peopesaga, vaid tehakse käed märjaks, kas siis lastes need kraani alt läbi või kastes need veeanumasse. Ja alustades siis juuksepiirist pühitakse 2 käega korraga kuni kuklani välja ja kaela ei pühita. Ja prohveti sallallahu alaihi wasallam õpetus on pühkida siis seejärel ka tagant ette. Et kui me oleme lõpuni jõudnud taha, alustame sealt pühkimist tagant ette ja kui keegi pühib vaid eest taha, siis see on ka siiski piisav. Pärast pea pühkimist puhastatakse kõrvad selle sama veega, mis pärast pea pühkimist on kätele jäänud, ilma neid uuesti märjaks tegemata. Selleks kasutatakse nimetissõrme ja pöialt. Pöidlaga pühitakse kõrva tagant ning nimetissõrmega puhastatakse kõrva seest ja selles olevad õõnsused. Sellele järgneb vudu viimane osa, milleks on jalgade pesemine. Alustades paremast jalast pestakse kuni pahkluudeni, pahkluud kaasa arvatud. Et aidata veel jõuda kogu jalani, on soovitatav kasutada oma sõrmi, et ka varvaste vahele vesi jõuaks. Ja osad õpetlased on öelnud, et on soovitatav kasutada oma väikest sõrme. Ja pärast jalgade pesemist ongi sinu vudu ehk väiksem rituaalne puhastus sooritatud. Kõikide nende asjade tegemisel piisab ühest korrast, aga soovituslik on teha 3 korda, pesta kõiki kohti 3 korda, välja arvatud siis tõmmata üle pea kätega ja samuti kõrvade puhastamine. Seda tehakse alati vaid 1 kord. Ja ma palun Allahit, et ta aitaks meil kõigil sooritada vuduud ja kõiki teisi tema teenimise tegusid korrektselt. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.